Töö ja koostöö. Kui inimene tegutseb koos teistega, saab see toimuda 3 viisil. Esiteks koostöö. Ühiselt aetakse sama asja, igaüks panustab ja aitab teisi, tajub ja väärtustab ühist eesmärki. Oluline on just tunnetus. Tänapäeval ei pruugi koostöö tähendada tegutsemist samas kohas ega isegi ajas. Näiteks mina olen füüsiliselt praegu Tartus ja räägin belglastele Eesti õppekavast. Samas olen ikkagi osa meie koostöögrupist. Teine variant on individuaalne töö. Igaüks tegutseb üsna sõltumatult. See võib toimuda isegi füüsiliselt samas kohas. Inimesele on oluline tema jupp. Kolmas variant on konkurents. Igaüks teeb oma juppi, ent teadlikkus teistest on suur. Eesmärk on teha oma jupp teiste omadest paremini, silma paista, olla võidumees. Kõik 3 tegutsemise viisi toimivad ja meeskonnas või kollektiivis saab pigem rääkida nende proportsioonidest. Üksik kütt võib olla väga osav, nii jälgede ajamises kui jahtimises, ta võib saada ka saak. Mis kasu on siis koostööst? Kui kõik kütid oma saaki koos jagavad, siis paremad kütid ju kaotavad, saavad suhteliselt vähem. Hea kütt saab siis üksi paremini läbi. Kui nüüd silmas pidada suurt saaki, ikka päris suurt. Mõelge, mis on teie jaoks see suur saak, see eriti oluline eesmärk. Jah, sellisel juhul pole üksikul kütil mingit võimalust. Aga suur saak ju on oluline ja siin tulebki mängu koostöö. On vaja palju kütte, mida suurem saak, seda rohkem. Igaüks peab rakendama oma tugevusi, arvestama teistega, olukorraga. Kuid koostöö tasub ennast ära, suur saak saadakse kätte. Sellega lugu aga ei lõppe. Üksik kütt ei suuda suurt saaki isegi liigutada. Ka siin on vaja koostööd, ühiseid jõupingutusi. Igal liikmel on suure saagijahis oma roll. Nüüd mõtlegi, milles oled just sina tugev. Milles sa saad panustada, et oma meeskonda kõige enam aidata just sulle väga olulise suure saagi jahtimisel. Sest ka siis, kui saak on koopas, pole koostöövajadus lõppenud. Seda saaki ihaldavad ka teised. Kiskjad varitsevad kõikjal, vaid koostöö saab aidata väiksematel seljad kokku panna ja tugevamate agressiooni vastu seista. Tänapäeva maailmas on kaitsekoostöö eriti oluline, et säilitada ja edendada meile olulisi väärtusi. Nende seas ka väärtust teha vabade inimeste mõtestatud koostööd, olemata ettur mõne diktaatori malelaual.